Tere, head vaatajad, vaatama tagasi saadet Raudsaare dialoogid. Äsja oli 24. veebruar, Eesti Vabariigi iseseisvuspäev ja kuulasime kõik president Alar Karise kõnet, millest, ma arvan, on meil noppida välja nii mõndagi huvitavat. Ja sellel teemal me tänase külalisega alustamegi. Mul on hea meel tutvustada tänast külalist Ott Lumi, poliitikateaduste doktor. Tere tulemast! Tere! Ja loomulikult kellega muuga kui poliitikateaduste doktoriga me võiksime hakatagi vaagima kohe presidendi kõnet. Meil on muidugi põnev aasta ka tulemas, kuna valitakse kas sama või uus president. Täna hommikul oli siis konsultatsioon erakondade vahel väikene ja leiti, et Lauri Hussar võiks Alar Karisega kohtuda ja küsida kõigepealt, et kas ta ikka ise ka tahab presidendiks saada. Ja, aga see selleks. Kui me nüüd tuleme Alar Karise kõne juurde, siis sellest kõnest on juba räägitud niipidi ja naapidi, aga üks teema, mis on kõikide jaoks olnud täiesti läbiv, on arutelukultuur, mille kohta on Alar Karis öelnud, et sellega on veel asjad kehvasti. Kas siis on nii? Ma arvan, et on küll, et president Karis seekord pani oma kõnes naela pihta, eks ole, selles mõttes, et ta kõneles nende inimeste eest, kellel on mingid probleemid, eks ole, keelel, meelel. Ja ma arvan, et see arutelukultuur on küll teema, mis ühiskonda kuidagi häirib praegu. Ja selles osas me teame, eks ole, et siin on ju erinevad erakonnad defineerinudki parlamendi valimise konteksti ja konflikti kui kultuurisõdade konteksti. Aga tegelikult ma eeldan, et see tegelikult ei ole hea strateegia, sest inimesed tegelikult vaatavad seda poliitikat, Eesti poliitikat praegu niimoodi, et inimesed tahavad pigem rahu, mitte niisugust võitlust, eks ole. Ja seotud on see kindlasti erinevate teemadega, eks ole. Ma arvan, et ikkagi Eesti ühiskond on laias laastus valitsuspoliitikaga mitte rahul hetkeseisuga ja tegelikult see avaldub ju erinevates kontekstis, eks ole. See on kultuurisõdade kontekst ja see on elatustaseme küsimus ka. Ma ütleks ühe indikaatori veel. See on see, et inimesed hääletavad jalgade ja rahakotiga. Mõtleme, kui oli alkoholiaktsiisi tõus omal ajal ja see ebaõnnestus. Praegu me näeme samasugust asja automaksu puhul, kus sisuliselt on autode turg, nii uute autode kui veel enamgi kasutatud autode turg sisuliselt ju hangunud. Selles mõttes see indikeeribki, et valitsus on oma poliitika sihi seades ebaõnnestunud, eks ole. Et see ongi see põhiprobleem, et valitsuse erakondade reiting on madal, eks ole, ja tegelikult sellist ühiskonna legitiimsust napib, eks ole. Ütleme vaatajale lahti legitiimsuse mõiste. See tähendab seda, et tegelikult kas sul on kas sa oled oma jutus ja käitumises usutav. Kas sul on kapitali, poliitilist kapitali, tõsiselt võetavust, eks ole. Jah, kahtlemata on see ka valitsuskoalitsiooni probleem, aga see on ka opositsiooni probleem. Ma arvan, et see on üleüldine Eesti probleem praegu, et ei suudeta pidada arutelusid. Et need kipuvad, kui ma vaatan seda, mis toimub Facebookis kurvastusega, kipuvad minema ikkagi sõimlemiseks või selliseks argumentumad hominem, ehk siis, et sinu nägu mulle ei meeldi tüüpi võitluseks. Ja ma arvan, et see on erinevatel tasemetel vaadeldab, et ütleme, kui tavalised inimesed oma pettumust väljendavad, eks ole, see on eraldi küsimus, aga kui ministrid, tipp-poliitikud hakkavad üksteist sõimama, eks ole,
see ei ole nagu normaalne tegelikult. Ma pean tooma ühe näite siia juurde, jäägu see minu südametunnistusele, et minu hea kursusevend Toomas Matson, kes on väga asjalik ja tasakaalukas tegelane, on läinud konflikti nüüd meie rahandusminister Jürgen Ligiga, kes siis, ma saan aru, Jürgen Ligil on väga palju aega seal Facebookis neid asju vaadata ja kommenteerida. Hämmastab tema... Kes siis, ütleme nii, reageeris küllaltki raevukalt mõnedele Toomase väljaütlemistele. Ma tõin täieliku tausta avamise praegu, et näidata, et mina olen Toomase parteist, ta on minu kursuse vend. Siin puudub igasugune poliitika, see on lihtsalt korporatiivne side minu puhul. Aga see, mis mind selle näite puhul hämmastab, ongi see, et minnakse väga isiklikuks ja et on ka aega isiklikuks minna. Samal ajal võiks ju kuidagi moodi neid ideid välja sõeluda, mida ju mõlemal kahtlemata nimetatul on. Et siis võrrelda neid ideid ja leida, kelle ideed on paremad. Ma ei tea, ma arvan, et ühiskonna nagu seis on praegu või sentiment on selline, et keegi nagu tänase poliiteliidi osas ma ei märka, et keegi nagu tahab niisugusest sisulist debatti pidada. Et tegelikult nagu, pigem nagu niisuguse üritavad nagu tekitada mingeid kultuurisõdasid, eks ole, pigem. Ja... Kuidas mõista kultuurisõda? See on Ameerikast meile tulnud kontsept. Nojah, et see tähendab seda, et lihtsalt nagu on inimgrupid, eks ole, kes ei talu debatti tegelikult, debatiruumi tegelikult. Nii ongi. Teisisõnu, kui hakkab üks pool rääkima, ta karjutakse maha, vilistatakse maha. Nii ongi. Jah. No aga nii ei saa me ju mingit debatti pidada. No ma arvan, et loodetavasti see nagu on niisugune nagu lastehaigus, et läheb üle, aga kunagi ei tea. No kui me Ameerika näitele vaatame, see nähtus on meil Ameerikast tulnud, Ameerikast laenatud. Hetkel vist ei ole seal näha väga positiivseid märke, et see lähihetkedel mööduks. Ei ole. Pigem nagu läheb hullemaks. Ja ma arvan, et kogu Euroopa poliitika ka, eks ole, et ju, kui me vaatame, mis toimub Inglismaa poliitikas, eks ole, ja üha rohkem ka Mandri-Euroopas on see niisugune nagu sentiment, et me peame olema nagu selleks, et oma sõnumit nagu jõuliselt nagu vokaliseerida, peab olema nagu defineeritud vastane, eks. See on nagu tänase poliitika kuidagi nagu kurb loodus. No hommikusel Postimehe toimetuse koosolekul ka analüüsiti, arvutati presidendi kõnet ja seal mõned inimesed nurisesid, et aga ta ju ei paku väga palju lahendusi, mille peale teised ütlesid, et ega president ei peagi pakkuma kõiki lahendusi kõikidele probleemidele. Küll aga rahvaisana on tema, heas mõttes rahvaisana on tema ülesanne näidata, mis on meie valupunktid praegu. Ja see on valupunkt. Aga mis oleks lahendused? Ei see on eraldi teema, aga mulle tundub, et presidendi kõne oli seekord väga hea. Ja ta nagu ühelt poolt natuke nahutas valitsust, eks ole, omal pehmel kombel, aga teisest küljest ta nagu tõstatas ikkagi olulisi teemasid ka, mis puudutab sündimuse teemat ennekõike, eks ole, et see on ju nagu kui me seda probleemi ei suuda nagu lahendada, siis ongi nagu küsimus, et mis see nagu Eesti riik on siis? Ma ütlen vahele, et ma tegin väikese taustauuringu, et teadaolevalt on ainult Lennart Meri kõnelenud sündivuse teemadest viisil nagu praegu Karis. Seda tegi, aga enne kui ta sai presidendiks. Nii et see jääb sinna 80-ndate lõppu loomeliitude pleenumi aega, kui Meri sellest rääkis. Ja huvitaval kombel pole teised meie presidendid seda pidanud kas vajalikuks või mõeldavaks, et rääkida sellest asjast. No ei tea. Ma arvan, et see ajastu vaim on ka selline, kus poliitikud hakkavad rohkem tegelema nagu Eesti probleemidega. Et
ja ma arvan, see on normaalne, et meil on olemas nii-öelda Euroopa Liidu kontekst, meil on olemas Ukraina sõda, eks ole, kõik on nagu väga olulised teemad, eks ole, aga tegelikult nagu nii-öelda, kes nagu mõtestaks nagu Eesti probleeme, noh, mulle tundub, et noh, kindlasti ei saaks öelda, et seda ei tehta, eks ole, aga see nii-öelda käsitlus on suhteliselt sihuke tehnokraatlik ja nagu sihuke nagu ametkondlik, eks ole, mitte nagu nii-öelda visioonipõhine. Aga see on väga hea, et sa tõid sisse termini tehnokraatlik. Miks mulle meeldib sinuga siin arutada nende asjade üle on ka see, et sa ei ole pelgalt teoreetik, vaid sa oled olnud väga tugeval moel praktik 10 aastat ju olnud poliitikas ja tipp-poliitikas. Ühesõnaga näinud, kuidas vorsti tehakse teisisõnu. Ja seetõttu sa tead neid asju, aga meil on toimunud mõningane nihe, et me ei saa neid aegu päris üks-üheselt võrrelda, et kui me läheme tagasi 90-ndatesse aastatesse, siis olid meie avalikkuse väljakujundajateks ja teemade tõstatajateks ikkagi poliitikud. Praegu aga pigem ametnikud ja võib öelda ka tehnokraadid. Ja see on teatav probleem. No see on kindlasti probleem, eks ole. Mõnes mõttes see nagu nii-öelda on loogiline, eks ole, et see kui me saime Euroopa Liitu, eks ole, siis tegelikult oli vaja nagu nii-öelda koolitada ametnikke ja nii edasi, eks ole. Ja ütleme, kahtlemata, eks ole, need ametnikud on oma ala nagu nii-öelda eksperdid, eks ole. Aga mulle tundub, et natuke see nagu probleem on, et tegelikult nagu nii-öelda kui küsida, et kas need, mille nimel või mis nagu nii-öelda väärtusbaasil need nagu nii-öelda ametnikud oma poliitikat nagu tekitavad, eks ole. See on nagu nii-öelda, ma arvan, et nüüd natuke nagu nii-öelda sassis olnud, eks ole. Et ja see võrdlus, eks ole, 90-ndatel ongi selles mõttes, et toona oli ju meil selline nagu nii-öelda poliitsfäär oli nagu väga loomulik, eks ole, et tegelikult nagu nii-öelda inimesed, kes poliitikasse pigem sattusid, nende nagu ütleme siis sihuke nagu ambitsioon oligi see nii-öelda Eesti riigi nagu nii-öelda siis nagu nii-öelda kujunemine, eks ole. Aga tänapäeval kui me räägime nii-öelda parlamendi nii-öelda rollist või et tänapäeval ju me teame, et valitsus kujundab poliitikat, mitte parlament, eks ole. Pigem nii. Jah, et aga ma ei ütle, et see on Eestile nagu ainuomane probleem. Me vaatame seda üle Euroopa, eks ole. Aga kindlasti ma ise arvan, et poliitsektor võiks olla nagu meil ikkagi tumisem, eks ole, et nad võiksid olla rohkem võimestatud ja ise nagu poliitikat kujundada. No jah, miks on see nii? Ma nüüd seletan seda enda kodukootud mätta otsast ja sa saad mind kohe parandada, kui sul on teistsugune vaatevinkel asjale, aga ma näen seda asja nõnda, et poliitikud saavad näha küllaltki radikaalselt erinevaid lahendusi. Aga nüüd ametnikud ja tehnokraadid lähtuvad asja olemusest ja pigem mitte paati kõigutada, aga samal ajal siis me lähtume olemasolevast süsteemist ja hoiame seda käigus. Nojah, see ametkonna vaade ongi nagu sihuke nagu sammuline vaade. Aga see on okei ja tegelikult see on nagu nii-öelda rutiin ja see on nagu nii-öelda poliitika kujundamine sellises omaette nii-öelda tasemel, eks ole, aga tegelikult nagu, mis on natuke puudu, on sihuke nagu nii-öelda eestvedamine ja nii-öelda visioon, eks ole. Ja ma arvan, et see tegelikult on, ma ei tea,
kelle süü seda on, aga fakt on see, et ta on nagu nii-öelda praegu seisuga nagu meil natuke probleem küll. Aga äkki meil neid eestvedajaid lihtsalt piisavalt ei ole, et kui ma nüüd vaatan meie poliitilist skeenet, ühte nimet, ma julgen siin nimetada, Sandra Laur on tõusnud esile Tartus, kes on hoopis teistmoodi ja ta on õppinud Suurbritannias. Ja kui me vaatame Suurbritannia poliitikat, siis ka see, mis parlamendis toimub, seal on hoopis teistmoodi kui meie parlamentaarsed debatid. Ja on sellist vaidlust rohkem, niisugust dünaamikat, elu, aga meil kujunevad inimesed pigem professionaalseteks poliitikuteks maast madalast, et nad on erakonna noorteorganisatsioonis ja siis nad täidavad erinevaid ülesandeid, see kõik on okei. Aga seal ei ole niisugust nagu tugevat dünaamilist vaidlusmomenti, konkureerimist, vaid pigem teatud karjäärimudel, mida järgitakse. No ja see on nagu Eesti nagu poliitika nagu nii-öelda natuke eripära, et tegelikult tänane nii-öelda põlvkond poliitikuid oli 90-ndatel sihuke plakati kleepijad põlvkond, eks ole. Ja ega ma ei saa salata, eks ole, mina hakkasin ka nii-öelda maast madalast oma nii-öelda poliitikakarjääri ehitama, eks ole. Aga mulle tundub, et põhimõtteliselt ei oleks halb, kui poliitika natuke nagu nii-öelda suudaks nagu vaadata ennast nagu kõrvalt, eks ole. Ja ma arvan, et see kõrvalt vaatamine on probleem praegu. Et nii ongi. Aga kuidas see kõrvalt vaatamine võiks välja näha? No ma arvan, et tegelikult nagu üks küsimus on see, et tegelikult need nagu nii-öelda tänase põlvkonna poliitikud, eks ole, on justkui naelutatud poliitika külge, eks ole, et tegelikult on normaalne, et sa nagu nii-öelda vahepeal teed mingeid asju veel, eks ole, et ta on ka muu elu poliitika, eks ole, et sa ei klammerdu sinna poliitikasse, eks ole, et ma arvan, et kõik sellised mõtted, eks ole, kuidas seda nagu nii-öelda natuke läpastunud nagu õhku nagu nii-öelda värskendada, eks ole, mis puudutab poliitilist süsteemi ja poliitikaid, eks ole, kindlasti on nagu nii-öelda ütleme, ma arvan, et järgmise valimistsükli teema. No minu lemmik teos, mida ma ülikoolis, ma võtsin kõrvalainena ka politoloogiat, oli Mark Hagopiani Režiimid, liikumised, ideoloogiad. Ja seal oli üks põhimine idees see, et poliitikas peab toimuma vereringe vahetus. Niimoodi, et osad tegijad, millest me just rääkisime, osad tegijad lähevad korraks ära või päriselt ära, tulevad uued ja toimub selline mõistlik ringlus nii isikute tasandil kui organisatsioonide tasandil. Aga kui me räägime organisatsioonidest, me ju näeme, et ega uusi erakondi tuleb suhteliselt vähe. No ja ma arvan, et see ongi nagu Eesti väikluse probleem, eks ole, et tegelikult nagu, et sükest nagu normaalselt järelkasvu nagu ei tsintrureeri, eks ole, et tegelikult nagu natuke see nagu nii-öelda probleem on, eks ole, ja ma ütleks niimoodi, et ma ikkagi üks lahendus, eks ole, mida võiks kaaluda, eks ole, on see nagu nii-öelda poliitilised fondid, eks ole, mis on iga suurema Euroopa poliitika või riigi poliitikas olemas, eks ole, et mis iganes, eks ole. Rahastavad häid ideid. Täpselt, eks ole, et see on nagu nii-öelda oluline, et sealt tuleb nagu nii-öelda intellektuaalne nagu nii-öelda mõõde, eks ole, poliitikasse, eks. Et meil et nagu ei ole sükest nagu nii-öelda väga nii-öelda pahtsu kihti sellel teemal, eks ole. Meil tegelikult on, erakonnad on nagu nii-öelda rohkem sükesed taktikalised, eks ole. Vähem on seal mingit sükest intellektuaalset nagu nii-öelda mõõdet.
aga siin me saamegi tulla lahenduste teema juurde, et muidu me oleme nagu need, keda kritiseeritakse, et te siin omakorda kritiseerite, ise midagi välja ei paku. Ja sina oled välja pakkunud. Sa käisid välja koos Leif Kaleviga täiesti kontseptuaalse teksti Postimehes eelmisel nädalal ja te koos Leif Kalevi ja seal veel mõne kaasmõtlejaga asutasite põhimõtte koja. Jah, täpselt. Räägime lahti vaatajale, mis see on. No põhimõtteliselt meie nagu mõte oligi see, et värskendada seda Eesti poliitika seisu ja ennekõike läbi nagu ekspertide nagu raportite me teeme seda nagu põhimõttekoda ja tegelikult nagu me oleme juba nagu mitu kuud nende võimalike ekspertidega arutanud, eks ole, ja me nagu meie eesmärk on tegelikult nagu otse öeldes ikkagi Eesti poliitika nagu värskendamine, eks ole. Aga te ei tee uut erakonda. See on mõttekoda. Jaa, absoluutselt. Ideed. Tähendab, teil on ideekorje, võib-olla see sõna on ka natuke ära lürtsitud, mõeldes siin mõnele muule üritusele minevikus, aga kõigil, kellel on häid ideid, nendega te räägite. Ja me oleme avatud, eks ole, erinevate erakondade puhul, eks ole, et kui meie lihtsalt nagu meie mõte on see, et me nagu produtseerime mingeid ideid, eks ole, mis siis nagu erinevad erakonnad, kellele meeldib, eks ole, lihtsalt nagu saab sealt nagu meie nagu tekstidest üles leida, eks ole. Tarkuse ja uuringute koondamine seisis ka teie kodulehel, kui ma õigesti mäletan. Põhimõtteliselt küll, jah. Ega Eestis seda tarkust ju on ja uuringuid on ka päris palju, nagu me teame, aga nendega väga ei tehta midagi. See on väga selgelt probleem, jah. Ma vaatasin seal Arenguseire Keskuse haridusraporti inimene ka Enneli Kindsik. Ja täpselt, tema adresseeris seda probleemi ka, et ma arvan, et see ongi nagu natuke probleem, eks ole. Et me nagu produtseerime mingeid nagu pabereid, aga mulle tundub, et tihtipeale keegi nagu sealt ekstra mingit nagu arvamust või otse öeldes, et ma arvan, et neid raporteid on liiga palju ja neid nagu loetakse liiga vähe. Aga ei, meie nagu mudel on ka see, et lihtsalt nagu me oleme ikkagi nagu suunatud, eks ole, nagu ütleme siis nagu sektorile, eks ole, et me tegelikult nagu teeme oma analüüse ja raporteid selle nimel, eks ole, et see natuke nagu aitab poliitika kujundada. No täpselt, eks ole, et see on nagu meie eesmärk. Jah, sest me ennist leidsime, et parlament on jäänud natukene või isegi päris palju valitsuse varju, sest valitsusel on oma tugev kaader, kes töötab läbi suuri dokumente, töötab tekstimassiividega. No jah, tänapäeval me võime öelda, et tehisaru aitab meil töötada ka suurte tekstimassiividega, aga siiski Riigikantselei. Ja ma saan aru, et ma ei süüdistaski nagu Eesti ametnikke, eks ole, et nemad teevad oma töö, eks ole, ära ja ütleme, me teame, eks ole, et aeg-ajalt see nagu tase kõigub, eks ole, aga ennekõike on see probleem, et nagu see tasakaal on käest ära läinud. Ja ma saan aru, et te pakutegi siis poliitikutele ja ka erakondadele sellist poliitika kujundamise instrumenti. Jah, me näiteks kirjutame koos Leif Kaleviga oma raporti, mis puudutab... Kes on Tallinna Ülikooli politoloog. Jah, professor. Et just nagu selle eesmärgile pühendatus, et meie raport on riigi valitsemine ja demokraatia, eks ole, üritame nagu
veidi nagu vaadata seda nagu nii-öelda Eesti valitsemis nagu pilti, eks ole, ja mõelda, eks ole, et kuidas seda värkendada. No jaa, aga öeldakse, et peab olema ka tahet, et sa ei saa santi sundida, kui sant ei taha kõndida. Ma natuke liialdan selles mõttes, et kui te pakute erakondadele lahendusi, kuidas nad saaksid mingisugust probleemi nagu ära fiksida või korrastada, aga kui nad ei taha seda, kui nad ütlevad, et aga me oleme selle praeguse olukorraga täiesti rahul, me oleme kultuurisõdadega rahul ja me saame oma tulemuse kätte valimistel. No ma olen selles mõttes ikkagi nagu optimist pigem, et Eesti nagu nii-öelda erakondade nagu nii-öelda üldhinnang või seisung praegu, eks ole, ei ole nagu nii-öelda liiga nagu ütleme siis nagu, kuidas öelda, ütleme optimistlik, eks ole, et kogu see nagu nii-öelda poliitsfäär ikkagi tahab mingit värskendust ja ütleme siis raputust, eks ole. Aga jumal teab, eks ole, et meie nagu eesmärk oli nagu mingit sükest asja nagu proovida teha, eks ole, kas me õnnestume, see on eraldi küsimus. Aga mis mehhanismid teil on veel, kui me siin läheme natuke detailsemaks? Ei, selles mõttes, et ega meil ei olegi praeguse seisuga rohkem nagu nii-öelda, me tegelikult nagu üritame nagu kommunikeerida erinevate erakondadega, eks ole, me üritame nii-öelda oma tegevust nagu nii-öelda maksimaalselt nagu kajastada, eks ole. Ja that's it, eks ole, ega me nagu ma ütlesin, et me ise ei ole mingi erakond, eks ole, meil ei ole sellist ambitsiooni, eks ole. Ja te olete see koht, kuhu võivad tulla kõik, kes soovivad mingisugust know-how'd saada, teavat infot. Täpselt. Aga kas te teete ka koolitusi erakondadele või poliitikutele? Ei, ma ei välista võib-olla tulevikus, eks ole, aga praegu seisuga meil ei ole sellist ressurssi. Aga nüüd, kui me nüüd läheme tagasi sellisele laiemale Eesti poliitika vaatlusele ja saate alguses ju mainisime, et meil on nüüd presidendivalimiste aasta, siis kindlasti, kui on valimised on demokraatia pidupäev ja ma tõesti nii ka mõtlen, see on midagi, mis aktiveerib kõiki erakondi, tervet ühiskonda ja kuigi meil ei ole presidendi otsevalimisi praegu, siis kindlasti niisugune poliitiline elavnemine sellel aastal toimub. Selle Alar Karise kõne kohta öeldi ka, et ega ta ei ole ju kindel, et ta jätkata saab, et see on selline kokkuvõtte või niisugune poliitiline pärand ühiskonnale, väga sümpaatne poliitiline pärand. Aga nüüd toimub niisugune väikene ergastumine meil ühiskonnas. Ja võib-olla see ongi see hetk, kui poliitika võetakse korraks jälle natukene tükkideks lahti ja võib-olla pannakse kokku või võib-olla teistsugusel moel. Ei, ma arvan, et see on positiivne, et pärast presidendivalimisi vahetult on siis parlamendivalimised, eks ole, et see tegelikult nagu nii-öelda Eesti ühiskonna kasvab üle. Jah, täpselt, eks ole, et see kindlasti tekitab ühesõnaga, ma arvan, et tegelikult see nagu debatt käivitub varem, et kui oleks lihtsalt parlamendivalimised, siis erakonnad oleksid nagu nii-öelda veel nagu nii-öelda pigem vait, eks ole, aga nüüd seoses selle presidendivalimistega, siis eks ole, erakonnad hakkavad mõtlema, kuidas ennast positsioneerida ja nii edasi. Ma arvan, see on pigem positiivne. Millised võivad olla põhipoliitteemad sinu hinnangul? Sa mõtled järgmistel valimistel? Jah, läheme juba valimisteni. Ja ma arvan, et tegelikult ikkagi nagu võtme küsimus on kindlasti maksupoliitika, sest see valitsus on ikkagi oma nagu maksupoliitikaga nagu pannud nagu puusse, eks ole, et see kindlasti on teema. Kindlasti julgeolekupoliitika on anyway nagu suur teema, aga mulle tundub, et ega
julgeolekupoliitika osas väga palju nagu siukseid nagu nii-öelda järske nagu arusaamatusi ei ole nagu erakondade vahel väga palju olemas, eks ole. Nüansid, aga üldine nagu suund on selge, eks ole. Kindlasti ma arvan, et tegelikult nagu väga suur teema on energeetika ja kogu see nii-öelda rohepööre ja sellest nagu tõukuv sentiment, eks ole. Me teame oma nii-öelda elektri ja arveid ja nii edasi, eks ole, et see on kindlasti nagu ühiskonnas nagu suur teema, ma arvan. Rahvuslik kestmine ka, ma usun. Muidugi. Millest me ka natuke rääkisime. Ma arvan, et kindlasti see nii-öelda sündimuse nagu nii-öelda küsimus, eks ole, millest ju on ridamisi inimesi on juba nii-öelda kirjutanud ja arvanud, eks ole. See on kindlasti nagu nii-öelda selle valimistsükli nagu suur teema, eks ole. See on ju eksistentsiaalne küsimus, eks ole, kas me nagu endiselt nagu kestame või mitte, eks ole. See on nagu nii-öelda, see on evidentne. Sa oled oma kirjutistes ja väljaütlemistes maininud, et väga tähtis on, ma nüüd kasutan küll Ameerika psühholoogi Martin Seligmani terminit, aga mõte on sama, mõtestatud elu, et meie tegevus on mõtestatud. Sa oled sellest üsna palju rääkinud, natuke teiste sõnadega, aga et see on nagu küsimus ju elu kvaliteetis, eks ole, et üks on see, et me lihtsalt nagu nii-öelda ütleme sünnime sinna ilma, eks ole, aga küsimus on see, et kas me nagu kas me riik on võimeline nagu tagama nii-öelda elamisväärselt elukeskkonda, eks ole. Et see on nagu nii-öelda, ma arvan, et nagu küsimus, eks ole, et ma arvan, et selles osas ju on ühiskonnas ikkagi nagu suured küsimused. Aga siin ka inimeste enda initsiatiiv ja selle võimaldamine, ma mõtlen kogukonna liikumist, meenutame kas või Metsküla kooli juhtumit, et see on riiklik ülesehituse ja ka rahvusliku ülesehituse nurgakivi, selline kogukondlik koostöö. Ja. See on kindlasti ju teema, eks ole, mis on vaja Eesti ühiskonnas nagu läbi vaielda, eks ole, et kas me nagu nii-öelda olemegi siuke nagu nii-öelda lõpuni tsentraliseeriv üksus, eks ole, või siis me tolereerime ka siukest kogukonna nii-öelda mõttemalja, eks ole, et ja ma arvan, et see on ka natuke nagu läbi vaidlemata küsimus, eks ole, et tegelikult nagu nii-öelda meie nagu kui väikeriigi puhul kindlasti seal on erinevaid lähenemisi, eks ole, aga ütleme, mina tegelikult nagu oma olemuselt ikkagi arvan, et siuke nagu kogukondlikkus ja see kogu nii-öelda regionaalvaade, eks ole, on tegelikult nagu poliitikas ikkagi väga oluline. Ja sellega haakub nüüd üks tähelepanek, mida ma olen teinud, kuna ma vastutan arvamuslugude eest Postimehes, siis minu käest jookseb läbi suur hulk kaastöid. Ja üks läbiv joon nendes kaastöödes viimasel ajal on olnud mure sellepärast, et kas me oleme selline allajääjate, allaheitlik ühiskond või me oleme võitjate ühiskond. Ja seal ongi toodud näiteks ühe näitena seda Metsküla kooli, kus inimesed ütlesid, ei, me ei ole nõus, me tahame, et kool jääks ja nad võtsid enda vastutuse enda kätte. Kus riik ja omavalitsus ei suutnud seda pakkuda? Me oleme ka siin oma nii-öelda raportitest mõelnud, et tegelikult meil ongi nagu plaanis ühe raporti raames kogu seda nagu nii-öelda kogukondlikkust ja ütleme siis nagu ütleme siis
Eesti elu nagu nii-öelda külatasandil vaadata, eks ole. Et see, ma arvan, et see on väga oluline teema tegelikult, et kuidas riik oma nagu nii-öelda omavalitsusi ja no, ütleme, kogukondli nagu toetab, eks ole. See on nagu oluline. Kas siin on ka mingisugune mehhanism või lahendus, kuidas teha seda teistmoodi, kui seni on tehtud? No, ma ei tea, ma arvan, et tegelikult ikkagi lõppude lõpuks kõik algab ikkagi ressurssidest, eks ole. Et kui me mõtleme praegu ju võrdleme elu, ütleme, Tartus ja Tallinnas, eks ole, ja võib-olla nagu Tallinna kuldses ringis, eks ole, ja me vaatame elu võib-olla nagu, ma ei tea, Lõuna-Eestis, eks ole, siis ilmselt meiesuguse väikeriigi osas see nagu nii-öelda varanduslik lõhe on liiga nii-öelda avar, eks ole, suur, eks ole. Ma arvan, et see tegelikult on kindlasti selle või järgmise valimise nagu üks küsimus. No jaa, aga seda saab parandada, kui on tööd, kui on liikuvusvõimalused, no, maanteeühendus, raudteeühendus, korralik ja kui on kool kuhu ja lasteaed, kuhu lapsi panna. Nojah, ja ei, no see on nagu ABC, selles võib, see on identne, et see on hädavajalik nagu nii-öelda üle Eesti, eks ole, neid nii-öelda võimalusi pakkuda, eks ole. No, see... Meie saateaeg hakkab tasapisi lähenema lõpule, aga me oleme siin rääkinud presidendist palju ja alustasime presidendiga ja lõpetame ka võib-olla presidendi teemaga. Et siin nädal tagasi stuudios oli Allar Jõks, kellega me natukene arutlesime teemal, et millist presidenti Eesti vajab nüüd ja millist ta võib-olla vajab 5 aasta pärast. Mida sina arvad, millist presidenti vajab või milliste väärtustega presidenti otsitakse nüüd nendel valimistel ja 5 aasta pärast? Ei, no kindlasti see nagu julgeoleku mõõde on oluline, et meie nagu uus või vana president oleks ikkagi nagu nii-öelda maailmas ikkagi nagu parketikõlbulik, eks ole. See on kindlasti oluline, aga ma arvan, et sama oluline on ka see, et see uus president peaks olema ikkagi nagu nii-öelda, no ütles, ta peaks olema ikkagi nagu nii-öelda inimene, kes tajub sabakondiga seda nagu Eesti elu ka, on ju. Et ta ei peaks olema inimene, kes on nagu nii-öelda mingi nagu ametnik kuskilt nagu kuldpuurist, eks ole. No Karis muidugi tajub seda. Jaa. Sest ta liigub, ta elab maal, ta liigub rahva seas. Ei, ma arvan, et tema on üks kindlasti nagu presidendikandidaat loodetavasti, kes mulle on sümpaatne, eks ole, aga elame näeme. Aga nüüd 5 aasta pärast? Või on see liiga kauge tulevik, kui me räägime presidendi? Ei, ma arvan, et siin ei ole mõtet nagu spekuleerida, et Eesti ühiskond on nagu nii dünaamiline, et see nii-öelda kontekst on hoopis teine 5 aasta pärast. No jaa, aga kui me nende põhiteemade juurde tuleme, tuleviku ennustamine on loomulikult tänamatu töö, aga me võime tagasi mõelda 5 aastat, 10 aastat ja me näeme, et need probleemid on suuresti samad, millega me maadleme. Ütleme julgeolek, Venemaa on meie kõrval, ma kardan, et Venemaa olukord veel ei lahene ega leevene, isegi kui see Ukraina sõda lõpeb lähiaastatel ja samamoodi meie regionaalpoliitika probleemid. Ei, aga ma arvan, et ikkagi ma ei oleks nii-öelda kuidas öelda, siis pessimistlik, et me ei saa midagi muuta, eks ole. Ma arvan, et tegelikult, nagu ma ütlesin, eks ole, me oleme nagu nii-öelda oma energeetikapoliitika valikutega, oma nagu sündimuspoliitika valikutega ja nii edasi, eks ole, otseselt ikkagi puusse pand, eks ole. Et me ja ma arvan, et
uuel valitsusel, mis iganes ta on, eks ole, kindlasti on mõnes mõttes nagu hea, ütleme siis, positsioon, kust alustada, eks ole. Et ma arvan, et ütleks, võib olla ka niimoodi, et mõnes mõttes see valitsus alustab ikkagi nullpunktist, eks ole. Otseselt mitte, aga nii-öelda justkui võiks öelda niimoodi. Aga nüüd päris lõpetuseks, mida igaüks meist saaks teha, et seda arutelukultuuri, millega me ka alustasime tänast saadet, debatikultuuri, nii tänaval, kollektiivis kui sotsiaalmeedias paremaks teha? No ma ei tea, ma arvan, et siin ei ole nagu ühte retsepti, eks ole, ma arvan, et see tegelikult nagu sõltub ikkagi nagu inimeste nagu kultuuri nagu tunnetust ja taustast, eks ole, et siin ma ei ole nagu ülemäärne optimistlik, et see nagu pilt nagu nii-öelda liiga kergesti muutub, eks ole, et jah, nii on. Aga aitäh, Ott Lumi, poliitikateaduste doktor, selle meeldiva ja põhjaliku vestluse eest Eesti poliitikaskeene ja Eesti poliitikamaastiku üle. Ja niisugune oli äsjane Raudsaare dialoogide saade, kus me kõnelesime poliitikast, Eesti poliitikast, arutelukultuurist, Eesti presidendist. Aga kui ma tohin teha oma väikese panuse sellesse arutelukultuuri arendamisse, siis kui teile ikkagi teie oponent ei meeldi, aga siis ärge temaga vaielge, kuid te ei pea teda ilmtingimata kuhugi saatma hakkama ega sõimama hakkama. Nii et jäägem rahulikuks, olge terved, kohtume taas nädala pärast uus saade, kõike head teile.